Ritsi oli üks igati tubli hobune, taluperemehele abiks ja alati kõigi vastu lahke. Kõik armastasid teda ja lootsid, et saavad talle kunagi ta headuse eest tasuda. Ühel päeval nägi kilpkonn kilps pealt, kuidas Ritsi vaatab karjamaast mööduvat ilusat varsatüdrukut Stellat. Ilus, kas pole, märkis kilps. Või veel, ta on nagu printsess, vastas hobune ohates. Kui ta vaid märkaks mind. Kas sa oled armunud, uuris kilpkonn. Aga ega ta seda vastust oodanudki. Ritsi haevil pilk rääkis enda eest. Armunud, ülepeakaela armunud. Ja see on päris suur õnnetus, kilps. Mida selline printsess minus näha võiks? Ja sa näed veidi lohakas välja, tunnistas kilpkonn, kui oli teda pisut tähelepanelikumalt silmitsenud. Usalda end oma sõprade kätte ja sa näed, et me teeme sinust muinasjutuprintsi. Kilps kutsus sõbrad kokku ja kõik olid ühel meelel. Proovime. Me ei loodagi teab mis imet, pomises kanaema kahtlevalt. Mina jälle arvan, et ta on niigi ilus, teatas mutt. Aga kõik ju teavad, et mutid ei näe hästi. Nad asusid otsekohe tegutsema. Sel ajal, kui loomad hobusel kapjuporist puhastasid ja teda värviliste lehvidega kaunistasid, kamandas kilps teisi. Hiirepoeg, lase harjal käia. Hiireisa, seo lakk kõvemini patsi. Mutt, puhasta seda kapja paremini. Kuhu see kanaema lõhnaõliga jääb? Vares aga uuris käitumisõpikut ja õpetas Ritsile häid kombed. Ei piisa, kui oled ilus ja puhas. Ka käitumine on oluline. Uhke pilk, sirge selg. Heldeke, nüüd aitab, anus Ritsi. Ärge öelge enam midagi, muidu ma unustan kõik ära. Järgmisel päeval käitus hobune õpetuste järgi ja Stella meelest oli ta vastupandamatu. Ta tiirutas ümber Ritsi, nuusutas teda, hirnatas rahulolevalt, lehvitas sabaga ja sosistas lõpuks. Ritsi, lähme päikseloojangut vaatama. Sel hetkel unustas Ritsi kõik head kombed, mis Vares talle õpetanud oli ja hirnatas valju häälega. Hüppas seejärel üle karjaaia ja järgnes kaunile varsatüdrukule, kes kappas loojuva päikese poole.